3. november, Top Raadio rindeteated. Rindekorrespondent Jüri Liiv! Kell on 8:03 ning lasud annavad märku, et meie rindekorrespondent kodusõja kaevikutes Jüri Liiv on haaranud telefonitoru ning valmis meiega ühenduma. Tere hommikust! Eile ja ka täna räägitakse, et Moskva tähtsate asjameeste visiit Poola jäeti ära, kuna Poola politsei olevat peksnud Venemaa turiste. Räägiksin juhtumist Top Raadio kuulajatele täpsemalt. Siiski kasulik teada, kuidas kere peale võib seal saada. Lugu teatavasti toimus pühapäeva õhtul 23. oktoobril. Venemaa seletab peksust, poolakad omakorda sellest, et mainitud reisijad tõmbasid rongi number 15, see on siis liinil Moskva-Brüssel, stopp-pidureid, takistades nii rongi edasikulgemist. Venelased räägivad ka sellest, et neile tungis Poolas rongis kallale Venemaa maffiagrupp, hilisematest hädapiduritest aga vaikivad. Piduritõmbajad toimetati politseisse, hiljem nad sealt vabastati. Samad isikud pöördusid seejärel Venemaa saatkonna poole ja juhtunut seletati nii. 6-liikmelise reisigrupi vanemaks kujunes löömingu käigus Kasahstani kodanik ühe kaevanduse üle Aleksandr Straub. Reisijateks olid Andrei Nikishenko, menedžer Moskvast. Tema sai mafioosotelt kõige enam tuupi. Veel oli Anatoli Tšorentsov, ärimees Barnaulist, Igor Jerofejev, ärimees Novosibirskist ja samast linnast veel Aleksei Pantjorov ja Saratovist Ladislav Žizin. Tegelikult mul on kuri kahtlus, et tegu oli ausate ärimeestega, mida see meil Eestis tähendab, vast on juba kõigil selge. Kõik nad olevat sõitnud stažeerima Bielefeldi ülikooli. Nimed mainisin ära, kuna mine tea, millal need ärimehed meile stažeerima tulevad. Mainitud reisijad kuulsid kogemata pealt vagunisaatjate vestlust Poola jaamas Terespolis. Jutt käinud sellest, et samas kohas on reketimehed rongi tühjendanud juba 6 korda. Venelaste jutu järgi said nad täpselt teada, et 2 tundi enne Varssavisse jõudmist tuli info, tulevad külalised, kellel ei tohi vastupanu osutada. Varssavi idavaksalis sisenesidki külalised ja 5. Kõik nad rääkisid puhtalt vene keelt ja olid venelased. Kuigi öeldakse, et üks oli valgevenelase moodi, üks nagu leeduka moodi, üks nagu muhameedlase moodi, kuid siiski Venemaalt. Kõik nad olid hästi relvastatud ja lisaks näppus veel raadiotelefonid. Tulnukad pidasid end ülevalt, enesekindlalt ja miks ka mitte, juba harjumuslik töö. Reisijatele soovitati vabatahtlikult anda oma rahast matti ja seda väga omapäraselt. Esimeselt 1000-lt 10%, järgnevatelt 1000-telt ainult 5%, nii et tegu on tõesti matiga, mitte röövimisega. Inimeste sõnu oma rikkusest või vaesusest ei usutud, vaid kontrolliti nende varasid tollideklaratsioonis. Reisijatel soovitati oma kukrut kergendada vabatahtlikult, kes seda ei teinud, said kitli peale ja väga tugevalt. Kusjuures taskud tehti sel juhul täielikult puhtaks. Ühte vastuhakkajat sikutati tamburisse, et tal jalga kuul lasta. Profülaktika mõttes põrutati ka relvapäraga vastu seda kangekaelset pead. Meelemärkusetu mehe jalgu ei olnud enam vaja tulistada. Sel ajal aeti 3 paljaks röövitud rongivagunit tupikusse just nagu haakimiseks teise veduri külge. No ikkagi tundub, et nagu oleks narvakad tegutsenud, nendele meeldivad ka tupikud ja uued vedurid. Ka tupikus jätkasid korilased tööd, nüüd aga juba palju põhjalikumalt. Siiski kõikidesse kupeedesse ei sisenetud sõnades, seal sõidavad üliõppilased, neilt pole midagi võtta. Ärimehi aga tunti ära eksimatult. Paistis, et ka siin kasutati tollisuuniseid. Pärast toimetati vagunid tagasi rongi koosseisu ja täiskottidega korilased lahkusid rahulolevalt. Kõvasti vandudes, Straubiga eesotsas
pöördusid ärimehed jaama korraldaja poole sooviga helistada saatkonda. See ei õnnestunud. Enne mainitud protseduuri tõmmati kinni vagunite hädapidurid, et koosseis ilma nendeta ei lahkuks. Kohale ilmus 40 Poola omoonlast. Need hakkasid nuutidega reisijad vagunisse ajama. Kloppimine olevat käinud ka vagunites. Reisijaid, kes sulgesid end kupi eesse, suitsetasid politseinikud välja pisargaasiga. See kendati just püha viha täis olevate vene ärimestega. Mehed viidi vanglasse. Vanglas uditi lärmakaid ärimehi edasi. Keegi poolakas olevat kogunisti nõudnud. Ütle, ja ruskaja svinja. Siit sai vene info omale loosungi. Polskaja adbivnaja is ruski svinjei. Kuidas seda nüüd tõlkida? Poola liha klops vene sigadest. Vene ärimehel mafia, siis see tähendab vene mafia ja politsei töötavad käsikäes. Ja miks ka mitte. Küsimuseks on, vene pool protesteerib venelaste nahateite ja röövimise pärast, loomulikult põhjendatult, piuksugi aga ei tehta. Miks ikka vene mafia Poolas käib röövimas ja kogunisti veel oma Venemaa ärimi? Mõni aeg tagasi sai Top raadios räägitud röövitud autode toimetamisest läbi Narva Peterburgi. Sellest sai ka kirjutatud. Kasutasime lauset autode toimetamine üle piiri käib ainult teatud vahikordade ajal. Selle peale protestis avaliku kirjaga rahvahääles Ida-Viru piirkonna üle. Lühidalt, piirivalve teeb oma tööd korralikult. See on ju tore, nii peabki olema. Kas aga ka täitsa korralikult? Vastasel juhul, kuidas saadakse üle piiri varastatud autod, vasekoormat, relvad ja isegi kurdi põgenikud. Ma ei tahaks kuidagi uskuda, et on olemas salajane maa-alune tunnel, veel vähem saab uskuda, et neid toimetab pilveserval üle, ütleme vanajumal ise. Kasutan siin äsja öeldud piirivalve ülema kapten Tarmo Kõutsi lauset. Me teeme varastatud autode üle piiri toimetamistele lõpu. Rohkem kommentaare vast ei ole vajagi. Tundes kapten Kõutsi, tema tarmukust ja töötahet, siis ma usun sellesse. Ja lõpetuseks. Traditsioonilised tähelepanekud valitsusest ja parlamendist. Meie parlamendi liikmed üheks kõige tähtsamaks ja tõsisemaks sooviks on osata ja mängida jalgpalli. Õppida togima poliitiliste vastaste koibi. Õppimisest on kasu ka praktilises elus. 2 nädalat tagasi toimus sõbralik, ütleme dopingu manustamine. Ja selle ajal tekkis lahkeli 2 tuntud härrasmehe vahel. Tasuks öelda, et üks neist peaks varsti saama ministriks. Vastastikune arusaamatus lahendati vutikogemuste najal. Tulevane minister oskas koibi kasutada niivõrd oskuslikult, et vaidluspartneril murdusid mõned roided. Nüüd on ainult küsimus, kuidas löödi, kas vasak või parempoolsuse jalaga. Tahaks uskuda, et vastavalt ministri suundumusele oli see siiski parem jalg. Top raadio kuulajatele head päeva ja veel paremat nädala lõppu.